Liigume nüüd oma jõulueelse saatega loodusesse. Metsa, sinna, kus mürgavad hirved ja uluvad hundid. Tõsi, kohe algavas loos näeb rohkem hirvesid. Elu hirveplatsil käib täiel rinnal. Uusi loomi on tublisti juurde tulnud, nii et kaamera vaateväljas võib üheaegselt näha lausa 16 hirve. Seda kirjutab blogis zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt. Tundub, et ega neid rohkem ehk kaadrisse korraga mahugi. Kindlasti ootab samal ajal söödaplatsi ümber pimedas metsas veel hirvi oma võimalust, et porgandeid ja silorulli nosima tulla. Aga loodus on ikka tore. Siin näete, kuidas pullid korraks sarved kokku löövad ja testivad, kes kelle ära lükkab. Võimas. Eks siin nad jamavad veel niisama, kergelt. Ei ole see veel selline elu-surma möll emase pärast. Vanad niisama väheke nagu mängitsevad, et kuidas oleks, kui... Praegu saab siin ehk selgust seegi, kes esimesena parema ampsu saab. Aga üldiselt on ikka nii, et kes on vägevam suruja, eks sel on ka emaste juurde rohkem asja. Kes on aga tõugata lükata, eks see jääb rohkem nagu tausta tõukajaks. Viimasel ajal on tavaline külaline olnud ka rebane. Võimalik, et see on sama porgandirebane, kes eelmiselgi hooajal käis söödakasti all porgandid ragistamas ja vahel ka kastis porgandikuhja otsas. Üllatav on, et kährikuid ja mäkrasid pole sel hooajal kordagi külla tulnud, kuid pole ka imestada. Huntidel on sealkandis nüüd omad rajad, mida nad viimasel ajal tihedamalt tallavad. Eks hunt võtab vajadusel nii kähriku kui mägra heaks. Ja siin näetegi tuleb hunt ja ehmatab hirved eemale. Jaanuarikuistest 2 hundi kohtumistest hirvedega saime esmakordselt teada, et loomadel on suhtlemisel varuks peale jooksu ajal kuuldavatest mörgamistest veel üks hääl või heli, mis väljendab ärevust, hirmu ja raevu. Seda häält saate kuulata üsna video alguses, kui hunt ilmub hirveplatsi serva.